Tere tulemast taas Salamplassi kanalile. Oleme täna kokku saanud Meritiga, et arutada natukene võimalustest, mida oma kallimatele jõuludeks kinkida. Nii, aga Merit, kas ma võin sult küsida, mida sina sooviksid jõuludeks saada? See on väga hea küsimus. Issand, no kui me unistame, siis ma tahaks, ma ei tea, maailma rahu ja et kõik see koroona ära kaoks, aga kui reaalsetest materiaalsetest füüsilistest asjadest rääkida, siis ma tegelikult nillinud päris kaua Orbei komplekti, mis müügil on. Et ma näiteks tahaksin seda, kui keegi hea linnukene kuuleb kuskil. Ta on tegelikult väga hea parfüüm ka, mis siin ei ole tegelikult. Kas sa oled proovinud? Parfüümi? Ei, Orbei kuldast sarja. Ei, kuldast ma ei ole proovinud. Ma olen proovinud seda Blondlight. See nimi ei ole Blondlight. Selle nimi on... Mis see nimi on? Ma ei tea. Beautiful Color. Ei, Orbei kollektsioonist ma olen kahjuks proovinud ainult see rindskalpi ja mulle see hullult meeldis ja ma ei ole nagu teisteni jõudnud, sest kuna mul selline veidi teistsugune juuksetüüp, siis ma ei julge väga katsetada võib-olla niivõrd palju nende juukseoodstoodetega. okei. Sellest ma teab, päris paljud inimesed on võib-olla hädas just nüüd panevad pange veits selle valikuga, kuna see valik tegelikult on nii suur nagu Joiko kinkekomplekte, palju neid on tegelikult minu arust 8 erinevat vist. Et et seda õiget valikut on päris raske teha, et seal on 2 niidutavat sarja, üks on õhukestele, üks on paksudele juustele, siis on seal taastavast sarjast, siis on kohevust andvast sarjast, siis seal on, ma ei tea, mida kõike veel on. Aga õnneks Salamplassi konsultandid on tegelikult väga-väga abivalmid, et nende käest võib täitsa julgelt küsida, et millist toodet või komplekti nad julgevad või oskavad soovitada. Aga Piia, minu arust on täiega raske kinkida meesterahvale kingitusi. Kuidas sul selles valdkonnas on? Kas sa murrad ka tihti pead või üldse leiad lihtsalt kingitused üles? Meestega on selles mõttes alati kindlasti raskem kui naistega. Et kuidagi meestele sa ei taha kinkida mingit suvaasja, vaata. Sa tahad midagi kinkida, kas midagi mis on vaja või siis kuidagi minu peremehed on tavalisesti siuksed nagu minimalistlikud võib-olla. Et võtta naised ikka on siuksed. Mida rohkem seda uhkelda ja staffi too mulle kõike on, aga meestega on kuidagi nagu, et too mulle midagi, mis mul rääst vaja on. Et siis alati minule meeldivad siuksed kinkekomplektid ja kõik selline pool, et kus ma saan just erinevaid oma mõtteid nagu ühisesse kinkises panna näiteks. Et kinkidagi kogu siis näiteks vajaminev kas või siis habemajamiskit või nagu kõik, mis sinna juurde käib, et ajab habet, pärast kasutab aftershave'i ja enne kasutab seda habemees vahtu, et selles mõttes, et tal oleks kõik olemas, et seda nagu teostada. Kusjuures mulle tundub, et nagu tänapäeva mehed nad nagu hullult hoolitsevad oma habemete ja juuste eest ja kohati mul on tunne, et võib-olla nad isegi nagu kulutavad rohkem aega oma habeme juuste peale, kui näiteks mina oma pikkade juuste peale. Et nagu selles suhtes võib kinkekomplekt päris asja ette olla küll. Jaa, selles suhtes, et minu arust on ka täiega sorry mehed, aga olen ka täheldanud, et on kindlasti neid, kes võib-olla ei veeda nii palju aega peegli ees, aga on ka neid, kellel võtab valmis sättimine siis mõnevõrra kauem aega, kui sa eeldaks või võtaks nagu. Okei, aga milliseid komplekte näiteks meil pakkuda läks? Jaa, meestele on tegelikult meil valikus hetkel siin välja tuua paar erinevat komplekti. Et Ruuselil on näiteks selline habeme jaoks mõeldud komplekt, kuhu siis kuulub habemekamm, piirtpalm, mis siis aitab habet pehmendada ja muuta teda lihtsamini siis hooldatavaks ja võib-olla sätitavaks, et tihtipeale võib-olla need habemekarvad kasvavad, kus jumal teab, et siis see aitab seda paremini vormis hoida.
ja samuti ka see vaht siin paremal pool aitab just habeme eest paremini hoolt kanda. See vaht on päris niisutav tegelikult. Vist jaa. Et ma räägin, ma see mees ei ole, ma ei ole proovinud. Et selles suhtes, et nad on mõlemad siukse woody note'iga või see lõhn siis on siukse puiduse. Wood and spice. Jah, wood and spice. See winter spice ja wood and spice äkki läheb kokku, onju. Et selles mõttes on ta tõesti väga tore komplekt just inimesele, kellel on võib-olla habe, mille eest ta hoolt kannab, et mingil põhjusel meestele väga meeldib habemete eest just kodus hoolt kanda, et see aitab kindlasti kogu protsessile kaasa. Ja teine komplekt näiteks on meil Gentleman's Energizing Set, kuhu kuulub siis šampoon ja body wash, 2 ühes toode ja teine on siis conditioning and shaving cream, samuti 2 ühes toode, et meestele meeldivad taaskord ka need 2-in-1 ja 3-in-1 ja kõik mis iganes. Mida vähem, seda parem. Just, et mis tihtipeale võib-olla naisi segadusse ajavad, et kuidas seal mehel saab olla, et tal on 2 ühes ja mul on 5 erinevat šampooni, aga meestel toimib ja minu arust nad väga hindavad ka neid siukseid lihtsaid ja väikseid asju. Okei. Aga mida sa naistele võib-olla soovitaksid? Naistele kindlasti meil on Richil. On Royal Color Set, mis siis aitab siis värvitud juustel seda värvi kauem hoida särava ja erksana. Et see on hea komplekt, kuna siin on šampoon, balsam ja ka juukseõli, mis aitab juukseid väga hästi niisutada. Et see juukseõli, nagu enne sai mainitud, on siis Richi top 1 toode, et kes ei ole proovinud, siis kindlasti soovitame. Jah, ta on selles suhtes top toode üle terve maailma ju Richi nii-öelda brändis. Ja mis minu enda huviorbiiti on viimase ajal sattunud, et mul küll on paksemad juuksed ja ma olen kuidagi viimasel ajal või nagu viimastel aastatel hoidnud eemal just kohemusest, et minul on sellist juukst, mis hoiavad naturaalselt juba kohe veel, aga viimasel ajal ma olen nagu mingi, et the higher the better, et siis ma olen enda jaoks avastanud selle Joico Joyfulli, mis siis tõesti aitab juukseid väga kohevaks teha ja nad on siuksed kuidagi kerged ja ma ei oska öelda, nad on nagu toredad. Nagu ta teeb mu juuksed nii toredaks, et ma nagu tunnen, et nad on nagu, ma ei oska öelda, et ma võin maailma valitseda nende juustega, et nad on nii kaunid. Mul on ka seda vaja. Et nad on nii kaunid ja lustlikud ja just see kohevus ja kõik selline pool, et kindlasti on see mõeldud just õhematele juustele, et seda volüümi lisada, aga ma arvan, et sellest ei peaks eemal hoidma ka veidi tihkemate juustega. Karmikoelisemate juustega. Kinkekomplektidest ma siis hetkel rohkem midagi välja ei tooks, aga üks asi, mida ma toon, on see, et kui sa tõesti ei tea, mida kinkida, siis kingi kinkekaart. Et meil Salon Plussis on saadaval nii 30 kui 10 eurosed kinkekaardid, mida siis oma kallitele inimestele enda ümber kinkida. Et see on võib-olla midagi sellist, mida siis kinkida, kui sa tõesti ei ole kindel, mida valida. Ja aitäh, et olite meiega ja peatse kohtumiseni ja häid jõule teile kõigile. Häid jõule!